kui sa enam-vähem siin midagi muruga tegeled, siis ma ei tea, niidad midagi, siis ikkagi mingisugused mõtted tekivad võib-olla tööst või millestki muust, aga kui sa oled siin näpupidi mullas ja taimedega tegeled, siis oled ikka tõepoolest 100% selles tegevuses ja töömõtted vilekimbutel. Asi nagu kontrolli alt väljumas, et peenraid tuleb aina juurde ja hetkel on siis see seis, et ei ole enam tegelikult ühtegi kohta, kuhu võiks mingit uut peenrat rajada, et ainuke lõbu ongi olemasolevaid peenraid ümber sättida ja taimi tuttavatele jagada. Mina olen Viktor Eksi, töötan Lääne-Harju politseijaoskonnas patrullpolitseinikuna ja olen seal juba üle 10 aasta töötanud. Enne seda, kui politseisse tulin, töötasin treenerina. Hästi mõnus on, päike annab energiat. Siia võiski jääda tegelikult praegu. Päris hea olla. See on meie tööauto täna. See eravääriline. See oli siis Rauli. Seda omad ka võtta? Saime jah. Niisugune 3 rahulikuks. Mulle see Triin ütles, et juunikuust alates lõunat saanud eile oli ikka esimene kord. Okei. See on karm ikka. Tšau! Täna hakkab meie vahetus 7:00. Hakkame komplekteerima varustust, teeme ettevalmistusi väljasõitmiseks ja välja sõidame umbes 7:30 paiku ning täna minu paariliseks Triin Lindau. Praegu juba autos on meil kilp ju. Siia juurde käivad kiivrid. Siis ma panin siia laserkämmi meie selle kiirusmõõturi. Võtame kohvi ja siis hakkame edasi vaatama. Ma vestlesin ühe teenindaja, kes mõned päevad tagasi andis mulle infot selle kohta, et siin käib pidevalt üks pensioni eas naisterahvas, 70+ vanus ja ostab kogu aeg neid videokaarte. Meil on andmeid vaja. Politsei on ju andmeid vaja, siis ma ütlesin, et kasutaks hädavalet seekord, et öelge talle, et nüüdsest on vaja ID-kaarti, et seda kaarti müüa. Ja eile sain just kolleegilt info, et tegemist oligi armupettusega, siis armukelmus. Kaarti tõstis Roblox. 20 eurot ma näen, on siin tüki hind, see on 10 eurone ja neid siis õstis 200 ja 300 eurost järjest. Hetkel tundub, et ees olev sõidukijuht on telefonis. Priin, kas sa ka näed? No ei näe. Jaa, nägin. Nüüd näen. Ta on ju kõrvaliste tegevustega hõivatud ka. Siiamaani räägib. Jah. Ja hoiab veel käes ka jätkuvalt. Tutvustan teile siis lühimenetlusotsuse. Tervist! Kuidas selle telefoniga nüüd on? Ja siis viimane asi, mis sellega saate vaiata. No aga mis vahet seal on ära? Vormistasid seda eelmist juhti ja siis vaatan, et järgmine tuleb minu poole ja sõidab ja räägib samal ajal telefoniga. Parklasse sisse, mul helises telefon, ma lihtsalt vaatasin, kes tegi vastamata kõne. Te ei tea, et eraparklas kehtib samamoodi liiklusseadus või? Ei tea. No siis nüüd saite teada. Me kindlasti ei saa jätta reageerimata olukorras, kus juht näpib telefoni sõidu ajal
tegemist on ohtliku olukorraga, mis võib viia liiklusõnnetuseni. Aga see, mida mina nägin, oli see, et te hoidsite telefoni kõrva ääres, ehk siis tegin järelduse, et räägite telefoniga. Ma ei rääkinud telefoni kausõna. No jaa, aga liiklusseadus sätestab, et telefoni sõidu ajal ei tohi kätte võtta. Nii et alustame väärteomenetlust sellisel juhul siis. Kas te tahate või ei taha allkirjaga? Meil rohkem pikemalt ei ole aega kahjuks vestelda. Ebaproportsionaalne. Nii lihtne see ongi. Te ise tegite meile selgeks, et teil on kiire, teid ootavad kliendid ja siis järgnevalt hakkate arutama vestlust, mis vältab juba 10 minutit. Milleks? Jäime poole see, et rikkumine on siis kirjas ilusasti. Juhtisite mootorsõidukit, hoidsite samal ajal käes mobiiltelefoni. Trahvisumma liiklusseadusest tulenevalt on 40 €. Sõrmega palun siia allkiri. Härra oli ehe näide selle koha pealt, kus ta ei tahagi aru saada. Ei taha aru saada või siis on tegemist sellise selektiivse õiguskuulekusega, ehk siis tema jaoks ei ole mingisugune rikkumine, kui ta telefoni kasutab sõitmise ajal ja tema valib ise, milliseid seadusi ta järgib ja milliseid mitte. Ja eraväärdes sõidukiga me otsimegi liikluses selliseid anomaaliaid. Liiklus on kaootiline, teda on palju, seda liiklemist ja kuidas öelda, kahetsusväärne on see, et paranemise märke nagu napib. Kus teil telefon käes on? Kuidas teil see turvaline pandud siis on? Selja tagant ja üldse lahti, aga ta on selja taga. Ehk siis ma võin teha järelduse, et ma sõidategi niimoodi. Mõlemad olid ju professionaalsed sõiduki. Just. Üks taksojuht ja teine kullerfirma autojuht. Ehk siis sa pead nagu profina ikkagi ka suuremat vastutust ehk liikluses kandma. Tuli siis kutse, kus sundhospitaliseerimine on teemaks, kiirabi kutsub meid appi, kui on agressiivne patsient, siis nende ohutuse huvides on politseiga kaasatud, et mine tea, äkki on vaja sundi kasutada ja selle õigus on ainult politseil. Võtke tempot rahulikumaks, võite komistada. Nii, pea läheb teisele poole. Nii, hopsti. Mis see teema on? Ravimeid ei võta, jah? Ei, ta ei kõvasta lihtsalt tsüklis. Teevad sõbrad siin teksavad aegamaks ja... Tõsi, jah? Meil tuli politseist teada ka seda. Aga te olete sotspoole pealt, et jah? Väga tore. Külastambu aidata inimest. Jaa, väga tubli. Väga hästi. Me oleme ise ka teil külas käinud Triinuga ja seal Haaberstis, et kui oleme avastanud kellegi abivajava korterist, tuleme otsime maja pealt üles. Et esimene vastu tulev auto ja juht telefonis. Ja ilmselt ta meid ei näe ka, sest et tal on vasakus käes see telefon ja tema vaateväli meie suhtes on siis ju varjatud. Tere! Mille eest? Mille eest vabandust? Jaa, aga see ei ole lubatud. Läheme koorist üle ja peatume. Väga õigesti ütlesite, tuleb kõne, peatun ja vestlen selleks teises kohas, kus ma ei ole liikluses. See, et me näeme väga palju neid sõidukijuhte tegelemas kõrvaliste asjadega sõidu ajal, siis ei tähenda, et teie peaks seda tegema, on ju? Jah, väga hea. Selge, aga ma piirdun siis suulise hoiatusega praegu. Siis lähisuhte vägivalla juhtumi juurde. Siin on juba üks patrull reageerinud, aga arvatavasti vajab ka keeleabi, kuna inimene, kes politseisse teate tegi, räägib ainult vene keeles. Tihti on üks info, mis kaardil on ja reaalsus on hoopis midagi muud. Et tegelikult me läheme ainult teadmatusse. Это у вас долго уже так? Ну, то, что я не могу попасть вчера. Вчера. А причина? Просто я не могу прийти. Часто это бывает? Ну, когда напьённая, это примерно заканчивается. За месяц уже второй раз. Pole veel lõplikku pilti, aga et peretütar kolib välja, kuna emaga on konflikt mingil arusaamatul põhjusel ja võttis ta oma lapsed ka siit kaasa. Ehk siis tegemist on vanemaga, kes seal kvartalis on ja ta ei anna neid asju kätte, mida ema või see teataja tahaks siis kätte saada. Muu hulgas siis isiklikud dokumendid. Ja
lapsele vaja minema. Vaatame, kas meil õnnestub läbi rääkida. Возможно ли, что когда она будет трезвая, вы позвоните и скоро будет? Скоро я же знаю, это же моя мама. Окей. А что это значит? Что это моя мама? Не скоро, да? Ну, она, если пьет, она пьет, может, недели 2-3 пить, а это что такое неделя будет. Ta võib nädalaid juua. No SMS-ku või... Да, я написала. Ну, для фиксации. Она не может сказать, что sorry, я не знала. Et ta saatis selle SMS-i, et politsei on siin ja tal on ka plaan lukuabi kasutada. Ehk siis mingi aja pärast peaks nagu tekkima arusaam, et on seda lugenud või korraldanud. Siis selles kutses paluti meie abi, kus naisterahvas soovis kätte saada oma asju. Et vahel on see sekkumise lävend väiksem, vahel suurem. Et antud juhul läks siis õnneks, et inimene avas ukse, tegi koostööd ja naisterahvas sai oma asjad kätte. Ja te olete korteris sees, jah? 88. Okei, ta tühistab lukuabi ära ja siis ma ei tea, äkki proovime kuidagi sisse saada. See ema on seal ka sellises jubedes meeleolus, et ainult sõimaks, aga nüüd läks oma tuppe ja sõimab sealt siis. Mitte kunagi ära enam siia tule. Ja täpselt, ma palusin ka tütrele, et saagu aru sellest joobest, et ta saab vähemalt võimaluse praegu oma asjad ära võtta. Tänast neil on vaja siit transpordi abi osutada. Neid asju tuleb seal ikka päris palju. Et siin sellist vahetut ohtu, kui sellist ei ole, et ta juba on nii-öelda turvalises keskkonnas, kui ta enam seal korteris ei viibi, ehk siis tal on nüüd aega. Lihtsalt küsimus, kas tal on rahalisi vahendeid endale selle transpordi tellimiseks, tõenäoliselt on, kui oli võimalus lukuabi tellida. Meil on väljakutse sisuga. Teataja ütleb, et 2 joobes naist ründavad teda, tahavad ta üles puua. Politsei, avage palun uks. Кому вы? Соседи. Соседу. Спасибо. Возьмите у них. Я на таблетках, меня уже трясет. Какое право вы имели меня оскорбить? Я спрашиваю, где белье, они ее в помойку бросили. И этому человеку вообще не появлялся. Кому-то сейчас намного хуже. Зачем ты вызываешь полицию? Ну, как мне с вами справиться, если вы... Вот этот человек меня оскорбляет. Ну. Вы звонили в полицию? Да. Понятно. Найдите документы, пожалуйста. Александр, вы сегодня алкоголь употребляли? Нет. Вообще трезвый, да? On alkoholit kellelgi? Это мы. Oh, super. Ta väidab, et on täna täitsa kaine. Setsmaja elanik. Läheb koju ära. Jalad tal ju liiguvad, nii et ei pea kuhugi hakkama vedama, Tom. Tom. Et ei pea kuhugi vedama hakkama teda maarma. Näed, ta liigub ilusasti. Jõuabki koju ja on vähe kainem ka. Всего доброго. Свидания. Спасибо, что вы хоть не поверили, что я какая-нибудь там алкашка. Et ühesõnaga seltskond joobes, suur seltskond, sellepärast ongi vaja mitmekesi tulla. Et kunagi ei tea, mis ees ootab. Aga siin oli see kaasus, et korteri omanik oli invaliid, õnneks kaine täna. Ja siis see elukaaslane oli oma sõbranna siia kutsunud, aga see sõbranna kuidagi hakkas selle korteri omaniku suhtes imelikult käituma, muulgas teda sõimama ebatsensuursete sõnadega, mis oli talle nagu šokk olnud, sest et ta teab, et see sõbranne peaks olema usklik. Aga alkohol on oma selle mõju avaldanud tõenäoliselt, ta on see usk juba meelest läinud siis tänaseks. Aitäh! Maailm päästetud. Maailm päästetud jälle. Oli siis kutse, kus noormehed olid avalikus kohas relvaga vehkinud. Hakkasime kohe bussi otsima, sest noormehed lahkusid sündmuskohalt bussiga.
Ja nägime, et veel üks patrull, kes aitas meil bussi ja noormehi otsida, olid siis noormehed juba leidnud. Noored otsustasid võtta kaasas olnud õhkrelva, sellise automaatrelva moodi nägi ta välja, avalikus kohas välja, teha siis pilte avalikus kohas täiesti, kus inimesed liikusid ja keegi siis kaaskodanikest tegi kohe kõne politseisse, et teadmata ju täpselt, millega tegemist on. Õhkrelvaga tundub olema tegu mingi paintballi teema rohkem. Kindel ei ole. Nad olid selles bussipeatuses ootamas teid juba, jah? Ei, nad olid bussis. Bussis võtsite maha, okei. Siis me läksime sisse. Tom läks tagant, ma läksin eest juhile ütlema, et meil on vaja kontrollida, et sa istusid kohe seal peal. Kõrvuti istusid ja siis see oli niimoodi mõlema jalgade peal niimoodi selles üles. Ma oli sisse mässitud, ma mõtlesin, et kohe süles tänab. А какие-то реквесты принимали? Нет. Вообще нет? Нет, вообще нет, мы оставили голым. Püsti ei seisa. Ma just vaatangi, et что у вас с координацией, насчет координации? Насчет координации, что у вас случилось? Ну, в плане того, что трясетесь даже на месте. Потому что вы пришли, и Просто из-за нервы? Да. 6-milline aparaat. Наркотики принимаете, нет? Mis sa arvad? Nервы. Jaa, selles mõttes, et juba üks naisterahvas ju tegi kõne selle peale, et avalikus ruumis selline automaat-tulirelva meenutav ese nende valduses. Ja ma ei tea, mulle see oranžis kuid küll väga kaine ei tundu. Ta näitab fotot, mille olid siin avalikus ruumis selle relvaga koos teinud. Просто я крутой, все. Okei. Ja siin ma näen seda, et see relvataoline ese on käes ja nägu on ka siuke pool varjatud, vaata kapuuts peas. Ja näen ma siin inimesi ka, ma ei näe inimeste tegevust, ei ole siin inimesi, see on sõle ju. Me liigume lihtsalt siit. Na minutu, prosta. Sealt siit sõidame lihtsalt ühistranspordi ära, et mitte häirida linnatransporti, siin on tihe liikumine, vaadates kellaaja ka. Et kuna isikutel on narko tarvitamisele viitavad tunnused, et midagi teha pole, peame kontrollima. Ja ta näitas ka oma sellest telefonist pilte, kus ta täiesti avalikult Sõle tänaval seda relvataolist eset, suur nagu see on, poseerib pildistamise tarbeks. Kui me saame kinnituse, et see on tore mõte jutumärkidest tuli seoses keelatud ainete tarbimisega, siis me saame ilmselt ka vastuse. Jah. Nüüd juba räägib, et on kanepid suisetanud ja samaks võinud. Чекотно. То есть травку вчера курили, да? Ага. Вчера. А когда курили травку? Ну, на самом деле, если серьезно говорить. Серьезно? Там будет только... Koka-triip on palju puudu, jah? Ja raustid ka, parr. Et hetkel on neile siis narkotest tehtud, mõlemal isikul osutus see positiivseks ja toimetame nad koju, et pahadest mõtetest eemale neid hoida ja relva võtame esialgu hoiule vallatase. Ja, nii makaronid ootavad jaoskonnas, saame makaroni sööma. Aga päev oli ju mõni päev tagasi, nädal tagasi. Okei, juba makaronid platsis, jah? Tüüpiline. Ja. Tom, kuidas sul rahaga on? Ta käib tasuta ja nagunii. Nad riimise sõit täna lõunaks. Mina käisin poest, ostsin omale natuke süüa ja magusad ka nagu ikka. Viimasel ajal meeldib küpsis ja magusasõit, aga kuidagi on mõnus, pehme. Said kõhu täis? Jaa, nüüd on jaksu. Tead edasi teha? Oled sa valmis? Jaa. Maisi tänaval. Aru tänavale. Maisi tänavalt vasakule Aru tänavale, suunaga Kopli. Juba jäid seisma? Ja jäid seisma. Kes see sõrme näitas? Tervist! Aga miks te kahekesi sõidate? Mine sinna poole. Бывший jäljed, jah? Narinda. Okei. А вопрос, знак средний палец для кого? Для нас? Подождите. Я тоже не знал. Я подумал, ну, мне показали просто рукой тоже что-то. А мы кто? Вот. Ну. А что это за
Для кого это? Еще раз спрашиваю. Это наказуемо ведь? С полицией были проблемы? Hommikul oli kaart puhas, aga nüüd on juba tulnud kutsed, nagu inimesed oleks üles ärganud. Mustamäel üks siuke palun. Naljakas kutse. 19-aastane agressiivne, võimalik, et narkojoobes poeg lõhkus laua ära ja läks välja, ütles, et läheb, annab õues kellelegi peksa. Teate sõnul on ta väga agressiivne, teate, kordab oma elu pärast. Nii, vaatame siis, kontrollime selle aadressi ära. Mis see korterinumber oligi? 150, selge. Karmo juhib vägesid, nagu alati. Ja enne vahetuse lõppu laekus siis kutse agressiivse noormehe kohta, kes kodus on ära lõhkunud laua. Politsei! Asusime 2 patrulliga teda kohe otsima. Selgus, et teda kodus ei olnud. Seega oli alust arvata, et ta lahkus kuhugi mujale. Ja oli teada, et ta tõepoolest agressiivne on. Seega väga ettevaatlikult, kuid järjekindlalt siis otsisime teda. Kuid paraku politseitöö on juba kord selline, et alati ei saada meid edu ja poissi me ei leidnud. Rohkem me koputame seda, rohkem valjemini see naaber rääkima hakkab. Telefonid tõesti tooni andmas, et telefonide kasutamine sõidu ajal midagi pole teha. Et ei saa jätta reageerimata. Peatasime teie sõiduki, kuna nägime, et kasutate telefoni käes, et käes ei ole lubatud. Ma võtsin lihtsalt vastu, ma vaatan, ma rääkisin. No jaa, aga te hoiate käes, seda ei ole lubatud teha. Nii vahetus hakkab läbi saama, et õnneks midagi teravat ei tulnud. Kõik möödus ohutult, mõned kiiremad sõidud tuli ka linnas teha, põhjendatud ja kõik läks hästi, kõik on elust terved. Ja lõpuks saab hakata juba siis koju minemise peale mõtlema. Mina lähen nüüd ilmselt poodi ja siis pärast koju ja teen mingi maitsva õhtusöögi. Täna eravärvilise autoga, et sina vist oled sellega saanud natuke rohkem sõita kui mina, et on sul iga vahetuse jooksul ka nii palju neid mobiilisistujaid või oli täna siuke erand? Jaa. See tänane oli erandlik, natuke meenutas mulle riskeeriva käitumise liiklusreidi. Aga paratamatult oli, et juhid selliselt meile silma jäid. Aga kuule, suur aitäh sulle ja näeme homme. Mõnusat õhtut. Sulle ka.